minul on ainult selles enne kui hakkab jõudma. sellele metsikule So actually, instead, well, if we look at Autud on läinud. Elas Tiiu Ruudi ja Tiiu Ruudi võttis omal teise naine suri ära ja sellel Tiiu talu ja sellel oli tütar Tiiu ja siis seda Tiiut püüti Tiiu. Ta lööb kiiremini juba. Ants. Valade. Jah. Soera. Soera talumus, võt sinna me läheme. Ahah. Algab esimene. Jaa. Kas selles samas koolis sa töötasid? Ja minu esimene töökoht, jah. Ja juurdeehitus tehti ka minu ajal, aga nüüd juurdeehitus paistab ehitatakse ringi. Tore teid teha. Raplamaa muuseumide rahva. Väga põnev. Ma pesini käsi väljas, meil ei ole praegu puujääd. Niimoodi ja Tiidule tahan ma ekstra tere öelda. Teie olete vanad sõbrad. Küll on tore, et te tulite, sest nagu te teate, ega ei ole ju sellisel muidu nii eriti käijaid. Kuigi praegu niimoodi ootamatult enne teid 3 soomlast astus läbi. Rõõm ju, eks ole, ja tänase päeva külastajate arv kipub vägisi 50 ligi, sest õhtul tuleb 35 inimest sööma. Niimoodi, juhtub, eks ole. Samas on 2 nädalat olnud väike vaikus ja sellepärast nii. Kõigepealt ma tulen ikka väravasse vastu sellepärast, et kui mõnel on kangrisuitsu himu, siis ma kahjuks pean ütlema, et ainult selle pingi peal. Ja siis, kui on vaja minna sinna, kus keiser jala käib, siis näete, seal on 2 uut ja ilusat kemmerkot. Ise vaatate, kumb teile sobib. Ja 79. aastal, nii et me tähisime 20. aastapäeva kolhoosi muuseum. Rahu eest kolhoos oli Hiiumaal. Nemad ostsid selle maja ära, nendele meeldis üldse sellele esimehele, see oli ära otsas on, osta kokku kõiki, mis üle jäi. Kõik majad tema ostis kokku. Ja siia tema siis pani ka algust mingid vist üliõpilased sisse, mis siin oli. Ja vaat siis pärast hakkasid vaatama siin kolhoosi asutajaliikmed, et teist muuseumi. Vanad mehed kõik tõid kokku igasugu asju, kuigi tegelikult siin jäi täiskomplekt alles. Sest pere näiteks oktoobris, aga see teine oli siis just täpselt juuli-august niimoodi. Kas see on kohalikud kasutused? Tähendab, ja läks nii, et see pooled on 3 saarlast, Saksa poole selle 3 inimest. Ja niimoodi kuidas. Ja te kuulete ja näete, et kõik ei ole nii nagu see ja nüüd mitme erineva projekti rahaga me oleme siis seda ikka taotlenud siin sealt ja igalt poolt oleme saanud minna ja lükkisest palju seda, mis on eriline, taluline ja nii edasi. Sinna vaatame ka. Aga Vaatan, kui lähedal see vesi on. vaata jälle. Oota, ja mis teerid on? See on suvetöö. Suvetöö. Juhe, sove. Kuule, aga me võime suvetööd sauna teha. Saaks meil üritada teha. Sauna ja aida
panna paia sisse, enam ei liiguta nagu praegu. Ainult siia tõsta edasi siia ja sinna ja kätte. Meil on nüüd seekord plaanid kõik Hiiumaa muuseumid. Jaa, aga vaata, see õnnestus läbi käia, aga ei saa. Meil on suvel endal siin kõige kiirem, et selle rahvast ja siis ei saa lihtsalt ära tulla. Aga suvel oleks kõige tähtsam käia. Sügisel kõik osavahest kinni ja... Väike mõttes ei tea. Rääkida läks ikka, aga on see mõne aeg tee. Suvel on see eriline. Suvel kõige suurem. Ära, mis rahvab mingi tähtpäeva puhul, et selles on alati muuseumid on nagu lõikuspäevad ja asjad. Siis näha, mis teised teevad. Just, ja Eestimaal on õppida küll ja küll ei pea minema sinna välismaale otsima. Seda on nii palju õppida. On küll, praegu ka muuseumid teevad ikka väga palju igasuguseid päevi ja vanu töövõtteid. See on mingi, uskume, on nagu tööle kui rukku lõikused. Ühed teevad rukkihaaki liimud, teine teevad liimud jälle. Aga on teil veel päris meistreid, kes oskavad päris niimoodi? Ei, mitte ma ütlen niimoodi, see käib külade kaupa. Ühest külad käis niimoodi ja teisest niimoodi jälle. Õige on mõlemal, jah? Ja õige on õige. See oma kunst. See on kõige tähtsam on just see sidumine. Kui kõrgel läks seal alt otsast sidumine ja kuidas siduda, ma soosin teevad niimoodi, tukiv juhu otse maas, teine võtab kaenlasse. Täpselt, kuidas kõige on lapse peale sättinud. Täpselt jääb piirkonna ilmselt. See on rahva jahadimine. Mina õpin oma kohta maal noori ilma, õpin teist inimest käest selle pärast. Ei ole küll, aga lihtsalt, et veel vanemad inimesed teevad just väliseestlased, panevad asja paika. Paljud asjad, mis ei tea, mis nime pidi, nemad mäletavad mida. Eestis ei ole nii vanu inimesed. Kui tuleb 95-aastane eestlane, et on Kanadast, tema teab mäletamast seda. Aga kohalikud ei elagi. Jaa, ma räägin, et Eestis ei ole. Kas sa oled nii kena, teed neid kümbermeetri kavasti? On see? Ma juba rääkisin ära, nüüd ei saa näitamata jätta, sa pead küll muidu. Sedasi, või ma teen ise lasku, nii et... Seda siin vesi mis on ka. Siin on kõik puurkaev ka tehtud avast. Praegu on 4 meetri peal see puurkaev, see on... No igatahes tuleb uhke. No, naeratage. Kas tulevad? Ärge tulge ära, ma tahan ka teist teha kõigis. Kui sina tahad teha, kuule mina tahan. Ma pean kodustele midagi näitama ka jumal. Sa küsid, mis seltskond on? Tule siia meie juurde. Tulge jookske meie juurde, me tahame teid fotografeerida. Minge kõik pildid ära. Pärast teeme vahet. Verenaised ka, verenaised kõrval, need on nii olulised. Oota, kes seda otsima veel teeb? Mina näen. See on su enda oma. Liiad pole teada, ma tean siia. Jaa. No nii, jookse. Jaa, kohe. No, Jüri, naeratage. Väga ilus. On sul seal sees ka ikka midagi või? Keda küll sellest peavad? Kas sa seda tegid, mis kaelas on? Jah. Räägi tegelikult. Kogu aeg ja selline, ma pean minema postkaari tooma, jätan pooleli. Tema pojad siis lõid siia isa kodu kõrvale enda talud ja nii see küla siis suurenema hakkas. Teada on, et 1564. aastal siis oli juba kolm talu ja
kangesti arvatakse, täpselt ei teata, et üks neist 3 talust oli siis ka selle praeguse mitmetalu kohal. Rootsi aegades selleaegsetest rootsi hoonetest ei ole mitte midagi käinud. Need hooned, mis siin on juba eestlaste ehitatud, see väike Jansiga arvatavasti osa Aitsest ja Kaunast, lisaks on Rootsi külad, kohtud, mis praegu on. Muuseumid siia hooned juurde vedanud ei ole, nii et need hooned on kõik paika pandud peremeeste poolt, kes siin olnud on. Ja Simmerite suguosa on siis siin kõige pikemalt nagu paigas olnud seda kohta pidanud. 1830 siis kolmest alul tuli Pavel Simmer pidas ka küla poja rütmi järgi. Selle ajal on siis ehitatud selle maja juurdeehitus, mis jääb välisestest praegu paremale ja enamus ülejäänud hooned kõik, mis on Aitsa siin, Lauk, Saun ja Tall. Lauk, Tall ja Saun on praegu meie paika, mis raske näeb. Muuseumist hakati kohti tasapisi saama juba 80. keskel, kui seda sana viimast peremeest siin siis muuseumidirektor ja Hiiu muuseumidirektor ja muinsuskaitse-inimesed ja etnograafid käisid siis see aasta esimest täishooaega. Eelmine aasta siis poole suve pealt sai nagu ka pileteid müüma hakata. Nii palju võiks selle muuseumi ajaloost rääkida ja Need me korjame kõik kokku ja siis vaatame, kui me endale hakkame selliseid asju tegema, võtame eeskujuks või kui tuleme, siis võtame kaasa, tuleme Eestisse rändama, aga teate, et muuseumitöötajatel on suvel nii kiire, et nad ei pääse kuskile välja ja talvel on külm, meie ei saa siin vannasaegset ja lisandit välja tema jätisse ja kõht jälle ajad segi seda maja alles ehitatakse teist korda ja Oli trepp kuiv? Küla jääb selja taha. Aga ma ei oska siit midagi pildistada. Kuule. Aga vaata, kas laine, kas seal on nagu meri, vaata vahtus, eks ole. Näed? Kuule. Vaata, kui see on ikka meri vahtus praegu. Huvitav, see uipa käis meri. kokku.
Serva luud. See on tohutu luud. Olge siis kõik ikka seal. Poole selle pealt hakkab tuum. Ma toetaks kohe siia servale. Ei, ma mõtlesin siia serva peale, siin ei saa arugi. Loodust, aga kõik küüluksid üle serva. See, kui sa oled siin Võle servas, siis on... Jätkas raik. Mul tegelikult ma ei suudaks midagi teha. Ei, no nad eks inimene. Ei ole. See on 70 alguse katus ja teine pool me tegime 86. Ei, valetam. 29. Ja selle poole tahame nüüd järgmine aasta ka uue teha, selle pärast. Ei lähe? Soovida mõne siin midagi juba hakkab seal. Võiks ju keegi läbi ronida nüüd praegu. Mine sinna. Mine sinna, no oled ekskursioonil või ei ole? Rahulikult ei ole. No nüüd on alt. Oota, ei saa või? Mind ei ole valmis. Kuule, nii, mine peale, noh. Mis juhkitate, saab ühe ühispildi. Ei no üks, mul on nüüd valmis. Kuule. Mine nüüd. Mine ära oma seljaga, plikad jäävad peale. Mine nüüd, ei, ma ei saanud teha. Mine nüüd Maire sinna, ma teen su, mine sinna teha. Ta kahte last ei taha, eks ju. Sa oled sealt läbi tulnud. Mis selle pealkiri oli, see Elmar Brageri, need luuletused, seal on siis poem sellest Leigerist. Sest praegu on välisees, ma tahan siin elanud ja siin sündinud. Kuidas? Näed, Maire.
On olnud, aga siin ja see maja ei ole olnud. See maja oli mõisa Hiina küll. Ei, päris ei enam elanud. Sellega saab igasuguseid. Iga ma aga no ta teab juba, kui ma piirid ära. Johannes, ära laamenda. Ja siis kas neid kasvaita siis läheb siis saada? Jah, need ostavad Eesti inimesed. Ega me neid palju ei tee. Natukene mu oma ema veel. Või lihtsalt noh? Lihtsalt nii kui... No ja oleks pea otsas olnud kohe aru. Jah, otsas meile lõikame ikka pead ära. Kui me kuivama paneme. Miks ei ole neid on terve hunni? Me oleme tund aega varem sadamas. Nojah. Nüüd me hakkame tripsitara patrulli mängima. Läheb kuragine. Iga veel on juba ärimaks teinud selle. Külmaks jah? Huvitav, et siin varjus oli nagu üldse ei olnudki lainetust. No meil on veel rahvas puudu. Kus kohta minna? Sissipeatus tahetakse sinna sadamahoonesse. Tahtis minna sinna teatrisse tööle ja isa oli vastu, aga lõpuks isa ikkagi oli sunnitud nõustuma. Aga siis küsis veel, aga millest sa elama? Ja kui siis Ants Lauper nimetas soliidse summa, mis tal hakatakse teatris maksma. Ja.